väitel ei ole piisavalt hästi leviga kaetud, et ma olen päris palju kohanud erinevates Eestimaa kantides seda 1%, kes väidavad, et nad ei ole, et see on selles mõttes üks huvitav fenomen, et kui suur on 1% Eestist, mida levi piisavalt hästi ei kata, aga selle üldise kommentaariks ma ütleks nii, et aga kui te praegu kirjeldate praegust olukorda ja selle tendentse sellise nii-öelda isevoolu teed minevana ju tegelikult väga mustades värvides. Et selles mõttes ma ei saa nagu väga hästi sellest loogikast aru, et kui me näeme, et see praegune tendents ei ole hea, et miks siis selle juures väita, et mitte midagi ei tohi muuta. Et kuidas siis, et see on nagu üks huvitav fenomen, et need samad inimesed, kes ütlevad, et praegu tegelikult vallavõim ei hooli ja riigist kõik need teenused lähevad aina kaugemale, just nagu nad isevoolu teed lähevadki väga loogiliselt tegelikult puht turumajanduslikult. Ja need samad inimesed väga veendunult ja jõuliselt jälle teisipidi väidavad, et aga jumala pärast ärge puutuge seda olemasolevat süsteemi, las ta olla nii, nagu ta on. Laske meil rahus surra, las kõik kestab edasi, nagu ta on, aga me võtame viimase küsimuse ja kui see on kõlanud ja vastus on ka kõlanud, siis siin selle laval algab teine diskussioon ja kõik, kes soovivad sellel riigipidamise teemadel veel mõtted edasi vahetada, me liigume, näete, siin on selline roheline telk, varjualune, kus me saame sellel teemal siis huvilistega mõtteid edasi vahetada, aga nüüd küsimus, palun. Aitäh! Valter Varva, elan Pärnus Raeküla linnaosas ja täna hommikul algusega kell 9 oli meil kogukonna koosolek. Ja kus siis osalejad andsid mulle kaasa ühe ettepaneku teile või mis on vähe küsimus. Ja nad sõnastasid seda niimoodi, kuidas hoiduda üleaitamisest, kuidas hoiduda ressursi kulutamisest nende jaoks, kes tegelikult seda abi ei vaja. Kuidas hoida selle inimvara säilinud ressurssi ja mitte talutada neid, kes ise käia suudavad. Hommikul oli juttu ühest näitest lastekodust, Euroopa Liidu rahadega üles ehitatud üliuhked majad, kus laps tohib äärmisel juhul ainult kuiva lapiga tolmu võtta, ta ei tohi merelappi vardutsa panna, rääkimata väljaga koridoride puhastamisest. Absoluutne üleaitamine, seal puudub igasugune peenrama, ei porgandit, ei lille. Niisugune abitus kasvab sealt välja ja nad ei pruugi tulevikus ellu astudes ise hakkama saada, nad võivad nõuda meie lisaressurssi. Et kuidas kaitsta seda inimvara, kes meil on sündinud rikki minemise eest. Ma ei räägi väljarändest, ma räägin selle meile jääva inimvara kvaliteedist. Mina ütleksin siin hüüdlause rohkem tervet mõistust. Täna ma tulin bussiga, sõitsin Paidesse ja ma tabasin need mõtted, kui bussijuht teise bussiga vastu, siis ta tervitasid, lasi käe, kujutad ette roolilt lahti ja tervitas teist. Minust tuleks ära keelata, see on ohtlik, see on sõit. Selle ohtlik, nii et tuleks võtta vastu regulatsioon, et bussijuhid ei tohi üksteist tervitada. Ja kui me nii palju regulatsioone kõiges vastu võtame, siis me olemegi kaotanud oma jälle hädamõistuse. Jah, siin on ju kogu aeg olnud ka nüüd viimastel päevadel lehtedes juttu. Ma mäletan, Postimehes oli üks noore ajakirjaniku terane kolumnis sellest ülehooldusest, et kui lakkamatult me elamegi sellise ülehooldamis atmosfääris, siis me tõepoolest kaotamegi ära selle nagu terve mõistuse. Aga mis puudutab veel seda ressurssi ja selle raiskamist, et siis me ei jõudnud küll sellest teemast siin rääkida, aga selle sama vaba riigi vabad kodanikud ei kohku kuidagi moodi tagasi ka selle riigi petmisest erineval moel. Ja nagu ma ütlen, et kõik hakkab kodaniku enda vastutusest, et kui ma tõepoolest loen, et mingis riigi piirkonnas on vaata, et pooled inimesed juba või mingites omavalitsustes ennast arvele võtnud kuidagi moodi küll puudega inimesena selleks, et saada puudetoetust ja tema siis mingi muu tegelane on võtnud omakorda tema hooldajana ennast arvele ja nii edasi. Et kõigi selliste uste kinnipanek on ka jälle üks osa sellest inventuurist, mida me kogu oma riigi korralduse, pidamise ja ressursside mõistliku kasutamise jaoks peaksime tegema. Et ka need asjad tõepoolest, kuhu raha ei peaks minema, need kassiaugud saaksid kinni topitud. Aga aitäh teile küsimuse eest, aitäh publikule, meie aeg on läbi ja siin kõrvallaval selle telgi juures me saame mõttevahetust jätkata.
kellel on selleks huvi. Aitäh teile veel kord ja aitäh korraldajatele! Suur tänu, Toomas Matson, ja suur tänu kõigile osalejatele. Ma loodan, et diskussioonis osalenud lähevad ka kõik arutelu telki, et kui publiku hulgas on soovijaid jätkata arutelu, saate seda seal teha. Siin algab arutelu, järgmine arutelu 10 minuti pärast ja arutelu teemaks on, et kus ja kes on inimesed, keda tahame kutsuda Eestisse elama. Kuna sellel on 10 minutit aega, siis tungivalt soovitan teil kõigil minna praegu arutelutelki või teise variandina uurida, mis toimub ülejäänud lavadel. Näiteks teisel pealaval, Kogulaval on praegu käimas umbes poole peal arutelu vihakõne teemal ja kavast saate juba ka vaadata täpsemalt ülejäänud lavade